Kas te otsite parasjagu tööd? Kurb kuulda ja tunnen kaasa, sest mõnele ametikohale võib olla konkurss kolossaalselt suur. Üks väike näide ainult, sellel aastal on 10 kõige populaarsemale töökohale kandideerinud üle 11 000 inimese. Kuidas tundub? Konkurents tööturul on tõesti tihe, et see on püsinud sellisel kõrgel tasemel nüüd viimased 2-3 aastat, kui need tööpakkumiste arvud on alla läinud, et sealt me näeme, et inimesi kandideerib palju, eriti tugev konkurents on teenindussektoris, kus keskmiselt igale vabale ametikohale kandideerib selline 70 inimest. Aga kui me vaatame nüüd täiesti sinna kõige populaarsemate ja tahetamate ametite esiotsa, siis sealt joonistub välja, et need on sellised ametid, kus pakutakse kaugtöö võimalust ja seal tõesti kerkib see kandideerijate arv ühele vabale ametikohale üle 1000, isegi üle 1600. Populaarsemate töökohtade peale on kohati isegi raske tulla, sest esmapilgul tunduvad need üsna tavalised ja panevad õlgu kehitama. Tavapäraselt selline laotöötaja, administraator, komplekteerija, need on ametid, mis on alati olnud väga hinnas ja tahetud ja eks seda mõjutabki ju, eks see, et need on ametid, kuhu inimesed saavad tulla erinevatest valdkondadest. Need ei eelda sellist, et sa pead 5-8 aastat enne õppima ja sul peab olema 10-aastane töökogemus seal all. Et sa ei pruugi olla samas valdkonnas, sa saad seda tööd ikka teha ja sellepärast nad meelitavadki palju kandidaate. Kaugtöö pärast on populaarseimad sektorid IT ja pangandus. Kolmas suur kaugtööpakkuja on turundus, kus iga kolmas amet on selline, kus kaugtöö võimalust pakutakse. Sellised suured konkursid paljude kandidaatidega meie igapäevatöö, et kui sa agentuuris töötad värbamisspetsialistina, siis see on tavaline, et me oleme harjunud sellega, et on sadu tuhandeid kandidaate konkursitel, aga me planeerime oma tööd ette, me mõtleme läbi, vaatame igasse päeva endale teatud aja selleks, et kõiki neid CV-sid siis läbi vaadata, teha see analüüs ja hinnang, et kas kandidaat siis sobib profiilile või mitte. Tänaseks on 3 Balti riigist Citadele panga poolt värvatud üle 1400 inimese ja tõesti, töövestlustest tuleb selgelt välja kandideerija soov teha ka kaugtööd. See on kindlasti magnet. Kõikides meie intervjuudes tegelikult käib see teema läbi. Nii et see on läbiv ja see on kasulik nii töötajale kui ka tööandjale. No aga mis veel te välja tooksite, mis ikkagi on see, mis inimese jaoks teeb selle töökuulutuse atraktiivseks, mida veel pakkuda võiks? Ja tähtis on ka, et inimese tööd hinnatakse. See on üks on rahaline pool, aga teine on kindlasti tunnustamise pool ja saada aru, kas see sinu töö tegelikult loob ka väärtust. On olnud teil ka ametikohti, kus on üle 1000 kandideerija näiteks? Ja neid kohti on olnud kõigis 3 riigis meil viimati, nii et head töötajat on alati raske leida. Tööpakkumiste arv hakkas langema kusagil sellises 2,5-3 aastat tagasi ja sellest alates pidevalt vähenes ja nüüd, mis me näeme, et sellel aastal on pisut trendi muutus toimunud, et viimased 3 kuud on olnud selline, kus tööpakkumiste arv hakkab vaikselt jälle ülesmäge minema. Aga muidugi see võrdlusbaas on ka tänaseks juba üpriski madalal. Võib-olla siit ka siis need suured konkureerijate arvud? Jah, muidugi, et kui tööpakkumiste arv väheneb, siis konkurents iga vaba ametikoha puhul ju kerkib. Et see konkurents nüüd ei ole viimase aastaga võib-olla enam väga palju muutunud, aga see on endiselt väga kõrge.